Doonoriveerd vajavad haiglad iga päev. Sünnitustel, operatsioonidel, raskete haiguste ravis ja õnnetusjuhtumite korral. Õnneks on Eestis palju häid inimesi, kes on doonorluse harjumuseks kujundanud. Kui tihti teie käite siis verd andmas? Üritan ikka nii tihti kui võimalikult. Tavaliselt isegi tuleb 4 korda aastas. Ma päästan sellega teiste inimeste elusid. Ma tunnen ise. Täna vist peaks olema 106. 106, vau, see on ju tõesti mitme aasta töö juba. No eelmisel sajandil sai alustatud. Teie siis olete afreesidoonor, ma saan aru, et kuidas see siis erineb tavalisest veredoonorlusest? Selle protsessi vahe, on kindlasti ajavahe. Selle masina küljes tuleb istuda märksa kauem kui siis, kui on tegu tavalise vere andmisega. Ja selle käigus võetakse välja plasma, kõik muu pannakse ilusasti sisse tagasi, nii et afreesidoonoriks on võimalik käia sagedamini tegelikult. Ma olen ikkagi seda teinud juba mõned aastad, kõigepealt kaua aastaid olin lihtsalt doonor ja siis ühel hetkel tehti mulle see ettepanek, kutsuti ja tundub, et minu veregrupp on selline, mida läheb vaja, sest et õnneks ma ei pea endale märkmikusse kirjutama, et on vaja tulla, mulle helistatakse ja siis ma üritan selle aja leida ja tulla. Esimest korda sattus Indrek verd andma, kui nägi üleskutset ning soovis maailmale midagi tagasi anda. Ning seejärel on see saanud justkui loomulikuks osaks elust, et iga mõne aja tagant doonoriks käia. Viimasel ajal on verekeskus andnud hoiatusi, et verevarud on kriitiliselt madalad ning kutsunud inimesi üles verd annetama. Viimasel ajal oleme märganud, et tavapärases rohkem verekeskus on väljastanud haiglatele verekomponenti just resus-negatiivse veregrupiga. Ja sellepärast oleme pöördunudki korduvalt, et doonorite poole, kellel on resus-negatiivne veregrupp, see on kõigepealt 0 resus-negatiivne, B resus-negatiivne, A resus-negatiivse veregrupiga doonorid, et võimalusel saaksid tulla verekeskusesse ja loodada verd. Arsti sõnul juhtub seda, kui ühe või teise veregrupiga patsiente, kes vajavad vereülekannet, satub haiglasse samas ajavahemikus palju. Tegemist on kokkusattumusega ning kuna statistiliselt esineb resus-negatiivse veregrupiga inimesi elanikkonnas vähem, siis on ka neid doonoreid vähem. Aga seepärast muretsema ei pea, et verd üldse jätkuks. Varud peavad alati olema. Meil on optimaalsed ja maksimaalsed verevarud on olemas. Juhul, kui tuleks selline suurem vajadus, siis me kohe reageerime sellele ja just pöördumegi doonorite poole, et meil on võimalus siis saata doonoritele SMS-id, e-mailid, helistada või meedia kaudu pöörduda ja suur tänu doonoritele. Tegelikult nad on nii head inimesed, kes reageerivad ja alati tulevad appi. Kuna pikk pühade nädalavahetus on ukse ees, soovitavad arstid veel homme tulla veredoonoriks, sest paraku haigused ja õnnetused ei küsi, kas on pühad või mitte.